et me seda ei vaata, et kes kui palju õigesti vastas, aga lihtsalt oluline, et räägime mõned punktid läbi. Et jalgratas, lapsed, et mis te arvate, kas jalgratas on sõiduk või ei ole? On sõiduk? Jaa, on sõiduk. Kas teil jalgratas on endal? Jaa. On. Aga nüüd ma teile räägin, mis ühel jalgrattal tegelikult olemas peavad olema. Kui teil üks asi on puudu, siis te jalgrattaga tegelikult sõita ei tohi, mitte mingil juhul. Aga nüüd räägime, mis te arvate, lapsed, mis peab olema? Kindlasti peab olema töökorras signaalkell. Kas teil on kõigil signaalkell? Kui ei ole, siis tegelikult jalgratast juhtida tee peal ei tohi. Ei tohi ka õuealal juhtida. Kas teil on töökorras pidurid? Jaa. Töökorras pidurid peavad olema. Siis peab olema ühe ratta mõlemal küljel üks kollane või siis valge helkur. Siin küljel on ja siin küljel on. Ja tagumise rattal on ka vähemalt üks. Aga see on politseiratas, millega me käime patrullis. Meil on siin 2 pandud. Mis veel peab olema jalgrattal? Käigud. Ei tea, Alar ei tea. Ees valge helkur ja taga peab olema just punane helkur. Ja see peab olema isegi päevasel ajal. Minu käest on küsitud, et miks ka päevasel ajal. Päevasel ajal ka puhtalt sellepärast, et kui te pimedal ajal sõidate, kas te lähete kuskile keldrisse ja võtate need helkurid välja, hakkate külge kruvima? Ega ikka ei lähe küll. Nii et ka päevasel ajal ees valge helkur ja taga punane helkur. Ja kui on pime aeg või halb nähtavus on see, kui väljas on udu ja pime aeg on see, kui väljas liiguvad hundid. On pime aeg, väljas on pime. Siis ees peab põlema, mis värvi tuli? Valge ja taga? Punane. Punane tuli peab taga põlema. Isegi see, kui ta teil vilgub, vahet ei ole. Aga tuled on mille jaoks olulised? Kes oskab minul lapsed ütelda? Miks on tuled olulised? Näeks. Sellepärast, et pimedas näeks. Pimedas näeks, kes keda näeks? Sa oled nii tubli, väga õige. Taavi, anna talle üks komm peale kaubale.